vedades öeldakse ka ühes pühakirjas, ma ei mäleta, mis see oli, see Vedanta sutras vist, et ta ainult loogikaga sa ei saavuta loomulikku seisundit, hingeseisundit või ühendust Jumalaga või Jumala teadvustamist, kuidas soovite. Et loogikast teeb vähe, sest sa võid ju seletada, öeldakse küll, et läbi pühakirjade õpid läbi kõrvade, läbi Shabda printsiibi nägema. Et sa ei tea, sul kogemust ei ole, keegi seletab jälle hästi, sa üritad nagu kuulades ja nagu usk on ja siis proovid ette kujutada, aga tegelikult peaaegu võimatu, et ma seletan, et sulle, kus ma olen, eks ju, et ma olen siin seletan, aga siis kui sa siia kohale jõuad, siis sa saad tegelikult selle 100%-lise teadvustuse. Samamoodi on selle Jumala teadvustamisega ka, et meile seletatakse nii ja naa, aga loomulikult see protsent on suhteliselt, olen meie usust, teaduse puhtusest, kontaktist ja kõikidest 100 muust variandist, eks ju, kus sa oled oma usu pannud valikuvabaduses, eks ju. Kui sa oled kehalises kontseptsioonis 100%, keegi räägib midagi seal vaimsest maailmast, siis sa ei saa aru, eks ju, siis sa oled aeg ja koht ja tingimused ja ruum ja mõõtmed ja selliste asjade kogemuses, selle elu kogemuses. Võib-olla see eelmine elu kogesid midagi veel laiemat, aga siis keegi tuleb, et ei, et näed, et see on umbes, et vaimses maailmas on kõik Jumala sisemise energia, eks ju, ladiini shakti ja sanuhit shakti ja seal erinevad shaktid, kõik on nagu selle summum bonum ja seal on kõik koosneb selles mõttes armastust. Hakkab jälle pihta mingid luuletajad, kuskil, et nagu muinasjutus, et kõik on armastus. Et aga armastus on energia, et sa ikka vaata, kui sa mõtled siin ka praegu, ma seisan, eks ju, ma võin ju armastada kõige see piiratuma armastusenergiat, ütled, et ma armastan seda ma ei armasta, seda inimest ma ei armasta. See on nagu minu valikuvabadus, aga ma võin armastada kõiki. Seal ei ole nagu piirangud, kuskil ei tule nagu sein vastu, et siit sa ei tohi edasi minna. Et armastusenergial ei ole nagu mõõdet või kaalu või takistusi, eks ju. Sa võid kõike armastada siin ja praegu ja olla intiimselt kontaktis kogu eluga, eks ju. See on nagu sinu valikuvabadus ja sinu teaduse ja sinu kogemuse või jah, selles mõttes see vili, eks ju. Palju sa suudad armastada, et meil on niimoodi, et alguks öeldakse, et umbes, et õpi nagu ennast armastama, siis sa suudad seda nagu jagada, eks ju. Kui sa ennast ei armasta, siis lähedased, seal näevad sinu ebakindlust ja mis iganes seda kibestumisi ja momente, eks ju, siis teised kannatavad, et laienda muidugi, tehniliselt seletatakse psühholoogias ja religioonis läbi, see kõik lahti, aga öeldakse, et hing on ikkagi nagu, ta koosneb nagu selles mõttes, ta on antimateriaalne, ta koosneb armastusest, et seal ei ole piiranguid. Et kui mõned silmad kinni, ütled, see, kes sa kuulad, ma armastan sind, kes sa kuulad praegu. Ja kohe toimib nii. Et selles mõttes vaimne maailm ka, et öeldakse küll, et materiaalne maailm on vaimse maailma peegeldus, nagu puu peegeldab, eks ju, seal järve peal on puu ja sa näed seda peegeldust, see päris puu ja siis see peegeldus. Ta on nagu peegeldus, aga ta ei ole täiuslik peegeldus, et põhimõtteliselt need üldnähtused või püüdlused või tunded ja tundemaailm, kõik see ongi vaimses maailmas originaalis nagu. Aga nagu ma ütlesin jutuajamise algus, kuna me sinna, meie teadus on sealt väga kaugele purjetanud, eks ju, kuigi kõik koosneb jumalikust energiast, Jumal läbib kõik, eks ju, tema teadus. Et me ikkagi nagu, meie jaoks on see selline, kuidas öelda, ma ise olen ka tundnud, et sa oled nii kaua elanud nagu selle keha samastamistes, näiteks selles inkarnatsioonis, et sa nagu, sulle räägitakse mingist ideaalsest maailmast, kus on armastus ja vaimne maailm, kirjeldatakse vaimset maailma, Jumala kehastus, mis kehastused, kuidas nad pühendanutega suhtlevad, erinevad raasad, maitsed, eks ju, mis on materiaalses maailmas ka, see 5 raasat, eks on neutraalne, teenija, sõber, armastatu, vanemalik, eks ju, suhe, eks ju, mis on materiaalses maailmas ka need 5 põhiraasat, kuidas inimesed suhtlevad omavahel. Et seal on nüüd algsel kujul, kõigil on Jumalaga siis oma suhe, pluss igaüks on individuaalne veel, eks isegi kui ta on samast raasast, siis on ka veel erinevus, eks ju. Sa nagu loed seda, aga tegelikult mingi kuhugi maani võib-olla usud, aga tegelikult lõpuni sa ei usu, sest ma olen isegi mõelnud, et ma nagu tahan uskuda, et on ilus muinasjutt, kus on igavik ja armastus ja kus ei lõppe otsa toit ja kus ei ole viha, iha ja kadedust ja kus on ikkagi seiklus ja mitmekesisus. Ma nagu tahan uskuda seda, ma ilma selleta oleks raske elada. Aga nagu reaalselt, ma ei tea, kuidas see toimib. See on nagu ma sulle seletan, et see köök on selline, sa peaks nagu siia kohale tulema. Meie ka nagu vaimses maailmas jälle loomulikult me lihtsalt meile mingid vennad tulevad, räägivad pühakirjad või mingid, kes on natuke teadustanud seda mingid aspekte seal vaimsest energiast, kuidas energiat, Jumala energiat seletatakse lahti, kuidas see toimib. Et see on muidugi väga huvitav seiklus ja huvitav teadustamise tee. Selline, seal on kogu aeg oma teadust laiendada, eks ju, et
et sa mõnikord ei näe asju ja pärast, kui sa arened edasi, sa hakkad mingeid asju märkama, mida sa enne mõtlesid, noh, sa isegi ei märganud, eks ju. Kas mingi inimese tundevarjundid, kui sul empaatia laieneb, siis mingi inimene muutud ka nagu professionaalsemaks, vanasti nagu oma peas mingeid asju räägid, aga võib-olla mõnikord, noh, oled vait ja noh, hakkad märkama, et et seda teist inimest, eks ju, oma teadust nagu laiendad, eks ju. No näiteks selline näide.